tere päevast! Lugupeetud pealtvaatajad, on aeg võtta kõige tähtsamad sündmused kokku. Päeva kõige põletavam teema on olnud see, miks on pöördunud kaks Eesti armastatud ansamblit Elephants from the Neptune ja OU tülli. Selle kohta tegi sisevaatluse meie püstol reporter Robert Linna. Palun. Pallid. See on see, mida rahvas räägib Elephants from Neptune'i kohta. Me oleme siin sattunud kokku Tartu kohaliku rahvaga. Kuigi Elephants from Neptune'i kontsert toimub 28. detsembril Tallinnas, siis küsime siiski, kuidas Tartu publik suhtub sellesse. Härra, teile maitseb õlu. Õluborg. Kas te oskate öelda ühe sõnaga midagi ansambli Elephants from Neptune'i kohta? Üks sõna, palun. Tequila. Okei. Härra. Jürgen, oskad sa öelda Elephants from Neptune'i muusika kohta ühe sõna? See on kivi, mis on raiutud inimeste skrotumisse. Selgelt rohkem kui üks sõna. Vabandust, skrotum siis. Üks nendest. Vabandust, Martin Laksberg. Sõidab selle auto sinna. Te sõitsite just Tiit Kikas autoga. Mida te oskate öelda rockmuusika kohta? See on rahustav. Suurepärane. Minu arust on ka Elephants from the Neptune'i viimane plaat kõvasti parem kui OU plaat, mis iganes selle nimi oli. Aga nüüd läheme edasi siis meie teise püstol reporteri doktor Rain Joonaga. Palun räägi meile täpsemalt, kuidas kontserdid välja hakkavad nägema. Sporditoimetuse puusad ja asjad, uus Eesti koondise vorm tundub väga hea. Mis seal ikka? Lund on palju ja kuulsin, et O-tüübid on siin kuskil kahtes kohas. Ma vaatan, mis toimub. Ning selle intrigeeriva uudis saate lõpetuseks otse loomulikult, nagu ikka, võtame päeva kokku ilmateatega. Palun, Marko! No ja tere tulemast ilmateatesse tagasi ja et ikka 28. ikka tuleb väga hea ilm, et meie ajal ikka paistab päike ja poiste ajal arvatavasti tuleb mingi kusist vihma. Oi, kuidas see küll siia kätte sattus? Ei tea. Aga tulge palun kõik kontserdile 28. detsembril Fotografiskas Telliskivi kvartalis, kus siis selgub, kes päriselt on parim bänd. Head aega!